südame salauksed jääksid avatuks alati. Ma olen lihtsalt nii suur sinu hääle fänn. Minu meelest on nagu nii palju, kui ma olen sind kuulnud laulmas igasugustel väelauludel nii laivis kui ka, ma ei tea, CD pealt on või nii lindistatult, siis see nagu nii ilus hääl on, see on nagu nii kõlav hääl. Ehk siis, daamid ja härrad, mul on saates, tere tulemast Dali saatesse, mul on külas Jane Kruus. Nii tore, sind pole ammu Eestimaal näha olnud. Ei ole jah. Tegemist on siis, no tegelikult, okei, sa oled nii-öelda, just rääkisime, et kes sa siis oled, on ju, et nagu näitleja, laulja, justkui pole näitleja, justkui pole laulja, tegelikult oled mõlemat, on ju, et selline reisija, rändaja, ma arvan, et väga paljud teavad sind seoses ongi nende väelauludega ja seda, kuidas te siin ikkagi Tommiga minu meelest nagu selle kultuuri siia Eestisse tõite, et mis need väelaulud üldse on ja miks kuidas laulda kõik koos, on ju, et sa oled pikalt Eestist ära olnud, räägi natukene, kus sa siis käinud, sa olid Tais hästi pikalt nüüd, on ju? No tegelikult... Kuidas saab üks inimene elada aasta aega Tais? Et tegelikult on nõnda, et ära ma olen olnud, ma lõpetasin ülikooli, lavakunstikooli näitleja eriala, aasta oli siis 2012 ja siis ma hakkasin rändama. Läksin kohe samal kevadel, sõitsin Ameerikasse ja sealt hakkas nagu see trall pihta ja siis ma jõudsin selle samal aastal esimest korda Taisse ja Tom siis viis mind sinna ja ütles, et see on selline mingi eriline saar ja see tõesti on eriline saar, et Tai on suur maa, aga seal on üks pisike saarestik ja seal on üks selline saar nagu Kopangani saar ja sinna saarele ma jäin pidama ja olen sinna siis läinud alati tagasi. Et varematel aastatel on olnud nii, et ma olen käinud ka Ameerikas, Lõuna-Ameerikas, Hawaii'l, et on mingid muud maad ka jäänud ette ja siis tavaliselt ma potsatan sinna Taisse nagu lõpuks talvituma. Sellepärast, et seal on konstantselt soe, aga mitte liiga soe, seal on 24-28 kraadi, ei ole nagu 40. Ja seal on just nimelt laulu selline community, grupp, tribe. Ma ei tea, kuidas see on nii juhtunud, aga minu siis sellest ajast alates umbes 2012, kui me esimest korda sinna sattusime Tommiga, siis me alustasime seal nii nimetatud neid väelaule või kirtaneid, mantra laulmist. Ja sellest läks lahti seal mingi selline vortex, et hetkel on seal, ma arvan, 4-5 suurt sellist gruppi, kes iganädalaselt laulavad. Nii et sa saad peaaegu iga päev minna nagu erinevate muusikutega laulma. Ja nii väikse saare, nii väikse populatsiooni peale on see nagu suur ime. Et põhimõtteliselt see on selline laulusaar. Et varem seda tunti kui tantrasaart, sest seal oli see tantrakool. Et nüüd kindlasti on see selline muusikute saar. Ja seal on, mina olen nagu või sees selles mõttes, et esiteks ma saan õppida seal teistelt, siis ma teen teistega koos seal lauluringe, siis ma annan grupitunde seal, õpetan nagu laulmist, aga laulmist mitte sellises nagu traditsioonilises mõttes, et okei, võtame nüüd mingi juba linnukesed ja siis õpime selle laulma, vaid pigem seda, et ikkagi nagu spirituaalsel tasemel rohkem, et kuidas üldse avada seda häält. Ja nii huvitav, kuidas inimesed tulevad. Mul oli väga palju õpilasi, mul oli ka eraõpilasi, kes on kuskil 45 pluss. Nad on võib-olla juba ära teinud mingi kõik oma karjäärid ja lapsed ja abiellunud ja kõik ja siis nad ütlevad, üks asi on elust veel puudu, tahaks laulda. Ja nad tulevad minule ja ütlevad, ma nüüd tahaks laulmist õppida. See on nii äge, et tihtipeale on see ka nii, et ma tõesti ei oska laulda. Ja on nagu päris pikk tee sinna maani, et laulmist niimoodi 6 aega selgeks. Selles mõttes ei õpeta. Aga mida mina aitan on see, et ma loon seda ruumi, et neil tekiks turvaline koht, kus üldse oma häält avada.
korraks vaatan, kas mikrofon ikka sees. Vahepeal ta viskab ennast välja, on sees. Et tekiks selline koht, kus inimene julgeks kõva häälega üldse häält teha. Et alustuseks nagu rääkida võibolla, siis mõmiseda, ümiseda, joriseda. Ja siis lõppfaas, see 20% on siis laulmine, et okei, võtame nüüd noodid ja proovime neile pihta saada. Aga kas kõik oskavad laulda? Kas on võimalik, iga inimest laulma panna niimoodi, et seda on nagu enam-vähem kenaga kuulata? No statistiliselt on see, et öeldakse, et umbes 0,01% maailmast inimestest kindlasti nagu, neil on väga-väga raske laulma õppida. Et siis on juba tegemist mingisuguse füüsilise väikse nagu kiksuga, et sa ei kuule lihtsalt heli. Sa ei kuule seda, mida sa ise välja ütled ja sa ei kuule ka heli, mis tuleb sisse, et sa ei saa seda nagu mätsima panna. Et siis on keeruline. Ma arvan, et siis oleks võimalik luua mingi uus nagu muusikavorm, et see on ikka vaba muusika, tuleb, mis tuleb. Ei, see on ka põhimõtteliselt tegelikult kunst või mingi kunstivorm on ju. Aga enamus inimesi oskavad laulda. Aga palju vist on niisugust nagu valehäbi või niisugust nagu mingi lugu, et ma ei oska laulda ja siis sellega seoses selline valehäbi üldse nagu proovidagi laulda või üldse nagu häält välja endast lasta, on ju? No üks asi on valehäbi, aga tegelikult on täitsa reaalne põhjus seal taga enamustel inimestel, kes on sellises kultuuris üles kasvanud, nad on käinud lasteaias või koolis, siis sealt tuleb ikkagi esimene see, kui me siis tuleme nagu ema-üsast välja, siis esimene asi, mis me teeme on, me nutame, me karjume. Ja kõik on õnnelikud, kõik on üli õnnelikud, ta teeb häält nagu, laps on elus, kõik on korras, vaata, karju aga nagu. Ja siis hakkavad tulema mingid väiksed faasid, kus meid tahetakse nagu, et ära nuta, ära karju, ära tee seda. Ja kui me lõpuks ka õpime rääkima, siis tuleb väga kiiresti see koht, et praegu oli sinu aeg rääkida. Et ole tasa. Ja siis sealt tulevad esimesed pisikesed sellised sõlmed siia kurgu tšakrasse, millest tekib selline see pudelikael siia, kus meil on, et ei tule. Ja sellel hetkel siis öeldakse, et nüüd räägi, sinu kord. Ja siis vaat, ei tule midagi enam. Et need on väga reaalsed blokeeringud. Mõnedel lähevad need meelest ära. Nad mõtlevad, et mis siin ikka, et saan üle aga põhiliselt saab seda treenida. Et minul oli samamoodi tegelikult, mul oli küll alati hea ja tugev ja kõva hääl, aga kui ma lavakas läksin, siis ma ikkagi hakkasin väga teadlikult treenima häält. Ma vist peaks tulema sinu juurde. Mul on selline, ma ei tea, ma ise nagu arvan, et nüüdseks võib-olla viimased 2 kuud on nagu hääl kind of ära, aga samas ma just sain paar päeva tagasi mingi kommentaari, et ei, et sul on juba mingi alates aasta algusest on nagu kogu aeg läheb nagu häälaine ära. Ma peaks tulema sinu juurde sinna. Kui ma kuulan su häält, siis tõesti kõlab nagu, ma päris täpselt kohe ei saanudki aru, et huvitav, kas see on sinu nagu hääle selline, ongi nagu eripära või siis on hääl ära. Kui ma olin mingi 19 umbes, siis oli mul niimoodi, et mul võis hääl täiesti ära minna, nagu niimoodi nagu sosistamiseni täiesti ära minna tundidega. Näiteks, et siis ma olin ühe muusikuga koos ja kui tal olid mingid esinemised ja kui ma pidin veel nagu üle malju muusika rääkima, siis lihtsalt niimoodi nagu iga lausega võis nagu lihtsalt läks täiesti nagu nii-öelda pildituks läks ära, täiesti hääletuks. Ja siis järgmine päev nagu suht tagasi kohe. Et ta käis nii tihti mul ära. Ja siis ma läksin uurima, et mis värk on ja siis nad midagi siin, vaata, panid mingi läbi nina, mingi asja mulle siia kurku ja uurisid värki. Ja siis ma pidin hakkama käima logopeedi juures 20-aastaselt, et õppida rääkima. Ja siis ma saangi aru, et ma kuidagi lasen häält nagu reguleerin õhku kõriga, mitte diafragmaga. Et kui ma räägiks rohkem selle kohaga, siis oleks tegelikult ka hääl puhtam, ei kariseks nii palju, aga kuna ma olen harjunud siit tegema, et siis on niisugune mingi igal juhul tundus veider, et olen 20-aastane ja õpin hingama. Aga samas ikkagi suht reaalne värk. See on väga-väga reaalne ja tegelikult, kui üldse mõelda, siis hääle tegemine või rääkimine ongi ju hingamine, sest õhk tekitab selle õhuvool läbi meie häälepaalte tekitab hääle, vibratsiooni, selle vibreerimise. Et üks asi on see, et kui sa oled ära
mõnedel on ka mingisugune anomaalia, et need häälepallad ei lähegi täpselt nagu kokku, on ju. Sest et need kaks häälepalla peavad kokku saama, siis nad hakkavad niimoodi ja mul oligi mingi teema ka, et need otsad nagu ei lähe kokku aga Ja siis teine asi on see, et kui me kasutamegi häält väga-väga valesti, väga pikalt, näiteks oleme, ma ei tea, tiinekatena kuskil röögime mingis bändis on ju, või midagi sellist teeme, et me kahjustame oma hääle ära, siis võivad tekkida sinna mingid väiksed nagu sellised armikesed, mis siis tekitavad sellist kähedust. Nii-öelda keegi ütleb, et sa oled nagu oleks eluaeg sutsetanud selline hääl, tuleb ainult see kähin on ju, et tegelikult see on see ekstra liiga palju õhku pääseb valla sealt. Aga ma olen ka alles nüüd nagu õppinud kuulama, et see on kõige parem trikk, mida teha selleks, et õppida laulma, on, mida mina siis tegin, oli ma hakkasin õpetama. Aga see tuli läbi selle, et mitte mida, ma olen õpetaja, tulge minu juurde. Öeldakse, et õpetaja on valmis, kui õpilased tulevad. Et minu juurde ikkagi tuldi niimoodi koputama uksele, et kas sa palun õpetaksid mulle seda tegema, mida sina teed. Ja siis ma võtsin väga arglikult oma esimesed õpilased äkki 3 aastat tagasi, ka Tais olles. Mis no olgu tule, kõigepealt räägime üldse, vaatame, kas ma üldse oskan sulle midagi õpetada. Ja siis ma sain teada, et oskan küll läbi iseenda kogemuse ja läbi lihtsalt kuulatamise ja kuulamise, et mul ei pea olema mingit õpikut ees, et õpetaja teeb nii, kõigepealt teeb nii, et ma ei oska klaverit mängida ja sellised asjad, siis mul tekkis mingi plokk, et mingi kontseptsioon, et kuidas peaks olema, on ju. Et kuidas peaks, siis mõtlesin, et oi issand, kui kõik minu lauluõpetajad, kes mul on öeldud, et laulda ei oska, seda ei oska, et kui nemad kuuleks, et ma olen lauluõpetajad, siis nad lihtsalt nagu mingi minestaks, aga laulmine on õpitav. Ja võib-olla ma tõesti 20-selt ei osanud veel laulda ja ei osanud oma häält niimoodi kasutada, nagu ma praegu oskan. Ja samas, kui mõelda, siis parimad õpetajad, ka muusika, klaveriõpetajad, see õpilane peabki olema parem. Et siis mul tekkis see, et okei, minu õpilased võivadki olla paremad kui mina, et mul ei pea nagu olema mingisugust sellist nagu staatust, et Saare kõige parem laul ja õpetab teid. Ei, ma ei ole kõige parem ja võtan seda väga nagu humbly selles mõttes alandlikult, et ma olen ka teekonnal ja kes tahab muga koos sellel teekonnal olla ja arvab, et saab minult tuge või inspiratsiooni, siis ma ei saa kätt ette panna. Aga kuidas see, nagu paljud, mulle tundub, mina kaasa arvatud ikkagi nagu on see selline tunne sees või selline lugu, et selleks, et ma ei tea, mitu kuud kuskil Tais elada, mul peab olema, ma ei tea, kui palju raha ja see on kallis ja ma ei saa endale seda lubada ja kuidagi selline tundub nagu nii kättesaamatu. Kuidas see siis on sul siis rikas mees või tädid pärandiks saadud mingisugused suured summad, et sa saad lubada endale olla, nüüd sa olid aasta aega olid Tais, Kuidas, mis see päriselu on? Et mis see päriselu tegelikult on see, et on erinevaid aastate lõikes on nagu erinevaid selliseid situatsioone olnud. Et mingil hetkel oli ikkagi nõnda, et ma tegin tööd kas siis Eestis, suvel, samuti oli meil Tommiga ju pood Namaste, et see ka, aga see kõik töötaski ennast niimoodi välja, et ta kuidagi lihtsalt üks asi tõi ja teine asi võttis ja kuidagi niimoodi ta nagu käis. Ja me ausalt öeldes me olime Tommiga, kui me koos olime, siis me olimegi sellised, me ausalt öeldes ei teadnud, kust see raha täpselt tuleb ja kuhu ta täpselt läheb. Aga teda oli ja me olime tänulikud. Ja teda oli ka paljusti sellepärast, et Tommil olid ju bändid ja raamatu kirjutas ja mingid asju kogu aeg nagu vaikselt tiksus. Et eks ma ikkagi nagu toetusin temale mingil määral sellel hetkel, kui me koos olime. Ja siis tõepoolest olid mingid hetked, kus ka saime nii-öelda tädi päranduse, oli ühelt, selles mõttes, et oli minul oli niimoodi, et mina sain nagu pisikese päranduse ja siis Tom ühel hetkel sai ja need nagu kokku pannes, siis me investeerisime sellesse Namaste poodi tookord, kui me Baalil olime. Ja tulime sealt ju mingi 10-meetrise konteineriga tagasi, kus oli igasuguseid asju, mille me siis siin tuubeldasime. Niimoodi olime sellised hipid, kes mõtlesid, et teeme, vaatame. Ja toimis ja siis ehk sealt neid seemneid niimoodi kogunes. Et sellest jäi just nimelt, et reisimise kõige suurem panus on see lennupilet.
kui sa juba seal kohapeal oled. Eriti, kui sa teed midagi sellist, et sa ei jää nagu kinni, et minu amet on puussepp. Nii, ma pean ainult seda tegema, ükstapuha, kus ma olen. Et kui ma lähen näiteks ka see aasta, kui me läksime Taisse, muidugi mu mees teeb sellist tööd, kus temal on nagu palgatšekk olemas. Ta produtseerib muusikat ja temal on nagu konkreetne palk, et siis kui mina olen ikkagi niimoodi, et ma ei tea, kust järgmine raha tuleb, et siis me ei jää kunagi nagu toiduta või katuseta. Et mõnes mõttes praegu on see, nüüd me oleme koos olnud 2,5 aastat. On olnud selline mõnus nagu safe turvalisus seal kõrval, aga ma ei ole kunagi ta peale nagu selle lootma jäänud või jäänud lihtsalt diivanile istuma mõelda, et nüüd ma ei peagi midagi tegema. Et see on mul mõnes mõttes alati olnud, et ma ei peagi midagi tegema. Ja ma pean tegema seda, mis mulle meeldib, mis mind inspireerib. Ja mida ma siis teen, et raha saada, oligi läksin siin Taisse see aasta. Mõtlesin, okei, mis ma siis teen, kas ma teen väelauluringe? Vaatasin, et nii paljud inimesed juba teevad väelauluringe, mis ma siis ikka teen. Nagu, et küll on küll. Aga keegi ei õpeta laulmist, mõtlesin, olgu, ma siis võiks õpetada laulmist. Tegin selle plakati valmis, et panen kuhugi sinna community'sse ülesse. Ja esimesel päeval, kui ma panin, ma ei tea, mul läks juba 5 minutit, juba mulle kirjutati, et elan siin, olen inglane, aga elan Tais, tahan tulla sinu juurde. Et millal saab? Ütlesin, no tule täna. Siis tema tuli ja juba pärast esimest tundi ütles, et ma tahan nii kaua, kui sa siin saarel oled, ma tahan 2 korda nädalas sinu juures käia. Siis ütlesin, no sobib. Ja siis ma võtsin oma plakati ära ja sealt hakkas tulema inimesi niimoodi, et ma ei pidanud midagi ennast kuidagi reklaamima või tegema. Aga miks sa plakati ära võtsid? Sellepärast, et see ei ole mul lubatud. Ametlikult mul ei olnud tööviisat. Okay. Et kui sul ei ole tööviisak, sa oled ikkagi tavaliselt ma olen turistiviisaga, seekord me läksime õppima tai keelt sinna, nii et ma olin õpilasviisaga. Oskad sa siis nüüd midagi ma õppisin tai keelt 9 kuud. Nii kirjutama, lugema kui rääkima. Tai keel on väga huvitav, see oli väga huvitav protsess, ma olen hästi tänulik selle eest. Tai keeles öelda midagi. See on alati siuke, mida sa siis ütled, palun mulle. Aunam, songeu, leugo, somnam, saikenka. Aga mis sa siis ütlesid? Ma ütlesin, et palun mulle 2 klaasi vett ja 1 klaas apelsinimahla koos jääga. Aga seal koha peal siis hakkasid praktiseerima seda või on ikkagi see, et oskad sa või ei oska, ikkagi on kõik inglise keeles? Põhimõtteliselt oskad või ei oska, seal saarel on väga raske seda praktiseerida, sest et inglise keel tuleb peale. Lihtsalt isegi need kohalikud räägid inglise keeles. Pluss, mis tegi veel keeruliseks, on see, et palju inimesi on seal Myanmarist töölised just. Ehk siis näiteks restoranis tellid väga ilusu uhkes tai keeles ja siis ta vaatab sulle otsa, sest ta ka ei oska. Ehk siis, et ei ole kohalikud, vaid on nagu... Ei ole kohalikud ja siis kohe alguses ei tunne nagu ära ka, kes on kust. Nad tegelikult on nagu erinevus küll, aga sarnasus on meie jaoks nagu piisavalt suur. Et siis tekib siukene, et parem ma juba siis lähen selle inglis keelega sinna. Aga see selline, nagu sa ütlesid ka, et ongi, et teil oli nagu, et sa oled nagu harjunud sellega, et raha tuleb, raha läheb, sa lihtsalt lubad kulgeda sellele, ja sa ei ole 10 aastat olnud palgatööl kuskil. Kuidas siis, ma mõtlen nagu, mis need siuksed suuremad et ongi, et sinu elu on näinud välja niimoodi, et sa rändad mööda maailma, sa oled mõned kuud Eestis, teed siin mingid tööasju, vähem tööasju, siis sa oled jälle reisid, ongi kus iganes siis kas siis Aasias või Lõuna-Ameerikas või erinevates kohtades. Samal ajal sa oled, tegeled näitlemisega, tegeled laulmisega, kuskil palgal ei ole. Kõik on nagu voolav ja mõnus. Kas see on sinu selline natuur? On see midagi, mis on sinule hästi loomulik, selline elu usaldav kulgemine? On see äkki hoopis, ma ei tea, siuke mingi ülimpohuism? On see hoopis laiskus?
on see mingisugune vastutuse eest ära hiilimine, et kuidas sina seda näed, et kuidas sinu jaoks on olnud olla see sellises nagu, kas see üldse on usaldus? Mina nagu näen seda niisuguse nagu ülima usaldusena, aga et kas sinu perspektiivist see üldse on elu usaldamine, kui sa ei ole palgatööl? See on kindlasti minu vaatevinklist ka usaldamine, et ma olen selleni muidugi jõudnud või sellele sellise sildi nagu usalduse sildi pand hiljem, et alguses ma ei saanud sellest, mitu aastat ma ei saanud sellest nagu arugi, et mul ei olnud sellist mõtet isegi peas, et ma ei tööta kuskil. Et kui ma pidevalt ikkagi midagi teen ja kuskil olen ja ma reisisin ka niimoodi, et ma olin väga teadlikult, reisisin osa aastast elades mingites communitytes, kus ma ei pea raha maksma seal toidu ja ööbimise eest. Ja kui ma tulin Eestisse tagasi, siis tihtipeale oli nii, et mu vanaema oli läinud linnakorterist maale ja ma sain olla siin linnakorteris, et ma ei pidanud jällegi, mul ei olnud millegi eest, et mul ei olnud seda konkreetset summat, mida ma pean iga kord välja käima, iga kuu. Et see võib-olla tekitab kõige rohkem ju inimestes seda, et kust ma siis iga kuu seda raha saan. Ja need ei ole üldse mitte väiksed, et ongi, et nagu üür ja kommunaalid ja siis on mingid telefon, internet, ja telekas auto, bensiin, mingid sellised asjad on. Et äkki see on väga huvitav, et sa niimoodi küsid, et huvitav, mis see siis on, kas see on usaldus. Et mingil määral on seal ka sellist väike tilka pohhuismi, mõnes mõttes sellist, et küll saab või jah, nagu, et see on nagu see Tommi raamat Eluterve pohhuism, mis ütleb, et küll kõik läheb, ma olen hoolitsetud, ma olen hoitud. Ja seal on see tilk nagu sellist, las minna, kõik on kerge. Ja siis on suur osa usaldust. Ja vahepeal on ikkagi selliseid situatsioone ka, kus mul saab raha otsa. Ja ma olen nagu nüüd, ei paanitse, tuleb, kust tuleb, tegutseme, mida ma teha saaks, mida ma saaks homme teha. Et üks asi on lihtsalt istuda ja manifesteerida, mõelda, et nii tore oleks, kui keegi kuskilt helistaks mulle, ütleks, et tule, palun, tee midagi, tee meile küpseta kook ja me anname sulle raha. Ja aeg-ajalt on selliseid situatsioone ka, kus ma lihtsalt olengi üksi kodus, diivanil joon teed, mõtlen, palun. Ja siis kuskil tuleb ping ja keegi saadab sõnumi ja ütleb, et kas sa saaksid tulla minu lapse sünnipäevale laulma. Ja ma ütlen, jah, tulen. Ja nagu on kuu toiduraha olemas või mingid sellised nagu situatsioonid on. Aga tagasi tulla selle usalduse juurde siis, et üks asi on usaldus, aga ma tegin endaga mingi lubaduse väga-väga varakult. Et kui ma otsustasin jääda vabakutseliseks näitlejaks või mitte minna teatrisse tööle, võib-olla isegi enne, kui ma lõpetasin lavaka ära, juba mul oli see tunne, et ma ju ei saa ära anda ennast, ma ei saa ühelegi lepingule alla kirjutada, kes ütleb mulle, et sa oled nüüd järgmised 5 aastat siin meiega. Meie ütleme sulle, keda mängida, mida teha, millal teha, millal sa hommikul üles tõused ja õhtul, millal sa magama lähed. Sest see oli minu unistus keskkooliajast peale, et saabuks üks aeg, kus ma olen vaba, kus ma saan ise otsustada, mida ma teen, millal ma teen. Ma saaks kaua magada. Ma tahan kaua magada. Ja iga hommik, alates sellest ajast, kui see kaua magada saabus, olen ma tänulik. Iga hommik ma mõtlen, mul on nii hea elu, saan ise otsustada. Täna ma tõusen 11:30. Ja siis see teeb mind nii rõõmsaks, et see terve päev on mul siuke, et mis ma nüüd teha saan. Ja ma olen ikkagi endiselt hunt kriimsilm, et jah, ma õpetan natuke laulmist, jah, ma teen natuke väelaule, siis ma teen ehteid. See on ka tulnud sellisest võib-olla mingist hobist või tundest, et ma tahan midagi kätega teha. Ja selline väike nagu printsess minus, kes tahab mingid sädelevaid asju kokku panna. Ja samas on see olnud väga mugav asi, mida teha rännates. Ta on lihtsalt siuke mugavus, et ma olen kuskil, on mul aega, kuu aega, siis mul on mingid pärlid kotis, mingid nöörid kotis, ma teen midagi nendest ilusat kokku ja järgmised kuu aega võib-olla müün neid kuskil rannas kellelegi.
et see tekitab, aga see on nii, mõne jaoks tundub see täiesti absurdne, mis asja, see tundub nii ebakindel, sa ei saa kunagi teada, kas sa saad see kuu 20 eurot või saad sa 220 eurot. Jah, ei teagi. Ei teagi. Aga kuidas sina ennast sellistel mingisugustel ärevamatel hetkedel taas südamesse saad? Või et kui tulebki see mingisugune muremõte tuleb pähe, raha hakkab otsa saama, mingi teadmatus, ebakindlus, võib-olla, ma ei tea, võib-olla see ei kukugi pähe, mina ise lihtsalt endast tajun seda, et ikkagi on nagu selline, selles mõttes see duaalsus on nagu olemas, et vahepeal kukun hullult pähe, hakkan muretsema, mõtlema tulevikule, tahan liiga palju nagu ise tulevikku hakata nagu määratlema, versus see, et ma olen südames, hetkes, kohal, usaldan ja avatud. Et kas sa üldse kukud sinna nii-öelda mõistuse muretsemisesse? Kas ma muretsen? Muretsemine ei ole minu põhimure nii-öelda, ei ole minu põhi selline auk, kuhu ma kukun. Aeg-ajalt tuleb see what if, et kuna minu partner on inglane, siis ma räägin ka minu kodukeel on inglise keel hetkel veel, kuigi ta väga usinasti õpib eesti keelt, siis ma taban ennast nii toredasti alati ära, kui ma ütlen talle, what if, et mis siis kui, ja siis ma juba saan aru, et see on see koht, kuhu ma ei tohi minna. Sest asja ei ole olemas, mis siis kui, et ära üldse mine sinna, sest see on selle mure mõtte esimene nagu hüüumärk, kui sa ütled selle välja, aga mis siis, kui ei tulegi, aga mis siis, kui nüüd ongi kõik või mis siis, kui enam ei ole süüa või see on täiesti mõttetu koht, kui minna. Ja ma olen nii palju ennast treeninud ja ma saan sellele nagu kassil sabast kinni ja ütlen, ei lähe sinna, nagu ei ole mõtet. Ma olen hästi positiivne inimene, ma olen alati olnud hästi positiivne. Vahest ma mõtlen, et mul on, ma arvan, mingi keemiline koostis natuke teistsugune, sest et ma mäletan hästi pisikesest peale alati öeldakse, et kuidas sa nii õnneliku kogu aeg oled? Ma tahtsin tegelikult küsida selle kohta, et ongi, et sa nagu kiirgad sellist rõõmu ja sellist nagu õnnelikkust, et kas sa teadlikult teed selle jaoks midagi, kas sa teadlikult hoiad ennast teatud mingis sageduses või teadlikult teed nagu mingit sellist krutid, mulle meeldib sellest õnnest rääkida ise kui sellisest raadiost, vaata nagu need, et me peame nagu kruttima seda sagedust, et kas sa teadlikult krutid oma seda sagedust rohkem sinna, ma ei tea, õnnelainele või mis sa teed selleks, kuidas sa aitad ennast? See õnnelaine on nii, et mingil hetkel keegi küsis, et kuidas sul selle õnnega on, siis mina ütlesin, et minu elu, mis on eesti keeles öeldakse, nagu see canvas, et kuhu peale maalitakse. Lõuend? Lõuend. Minu elu lõuend ongi õnnelikkus. Et see ei ole üks värv, mida ma panen kuhugi nurka või millega ma maalin lilli või kuidagi, et ma ei peagi ennast sinna tuunima sisse. See on taustsüsteem. Et see on see lähtepunkt. See on lähtepunkt. Ja ma olen sellest ajast alates, kus ma oma vabaduse sain, mõnes mõttes ehk siis äkki teadlikuks sain sellest, et see on minu vabadus. Et see ei olegi selline füüsiline akt, vaid minu teadlikkus, et ma saan valida. Ma olen ise oma õnnesepp. Et see tuli, ma arvan, kuskilt ülikooli aastatelt. Ja tuli läbi valu, tuli läbi selle, et ma olin nagu nii õnnetu, nii tõsiselt võtsin kõike, mis mulle öeldi ja kõike, eriti seda, mida pahasti öeldi. Ja lavakunstikoolis tehti mind nagu hästi pisikeseks, võeti nagu ära kõik käed, jalad, silmad, kõik väikseks kuubikuks. Ja siis ma saan aru, et see ei ole see absoluutselt see koht, kus ma tahan olla. See must väike kuubik, mida saab nagu jalaga lükata mööda lava laiali ja öelda, et tee seda, hüppa siin ja ütle seda, et see ei ole minu koht. Ja siis, kus ma hakkasin nagu kasvatama endal tagasi, kasvatasin kõigepealt jalad ja siis käed ja siis tiivad ja tundsin, et mina valin. Isegi kui mulle pritsitakse soppa näkku, siis mina valin, kas ma nagu teen sellest näomaalingu või hakkan nutma. Et see valik andis mulle vabaduse saada aru,
et jah, et see õnnesagedus on minu käes kogu aeg. Ja ma olen super õnnelik inimene. Ja ma teen valikuid, kui ma olen mingis keskkonnas, ma tunnen, et siin nagu pritsitakse nii palju soppa, et sellest nagu näomaalinguteks ei piisa, et võib-olla pärast seda tuleks nutt, siis ma lihtsalt lähen ära, vastun minema. Situatsioonist, inimestest, kohtadest. Ma ei lähe sinna enam. Et on ka selliseid kohti, kus nii-öelda hoiad vanadest mustritest kinni, näiteks lähed külla kellelegi, kellega enam tegelikult ei resoneeru. Ja tekivad mingid situatsioonid, kus sa saad aru, et see vibratsioon, milles need inimesed on, ei paku mulle üldse rõõmu. Siis see on see julguse koht, kus pead jällegi võtan oma asjad ja ütlen, et ma nüüd lähen. Ja see on see selline, et kellele sa truu oled, on ju. Et kas ma valin iseennast ja olen endale truu ja julgen öelda seda, et see olukord või need inimesed või see lause või mis iganes, et see ei sobi mulle. Olles endale truu versus see, et ma olen teistele truu ja panen ennast kõrvale või enda seda sisetunnet panen kõrvale ja panen ennast kas siis olukordadesse või suhtlema inimestega või reageerima millelegi, mis tegelikult mind ei teeni, on ju. Ja, et see on oluline ja mõni inimene ütleb, et see on kuidagi isekas või enesekeskne ja mina ütlen, aga seal ei ole midagi halba olla enesekeskne. See, kui sa selle sõna peale mõtled, selle sõna kombinatsiooni, enesekeskne on olla enesekeskel ja saada aru, kui paindlik puu ma olen. Palju saab lasta sellel tuulel mind kanda ja millal ma hakkan murduma. Et see on minu arust teadlikkus, oskus ja tarkus. Ja mina olen õppinud tundma oma piire. Ma saan täpselt aru, kui palju ma suudan nagu vastu võtta. Ja kus hakkavad minu filtrid ka tuhmuma. Ja ma enam ei saa aru, mis on õige, mis on vale. Kuulan liiga palju teiste arvamust, et sa peaksid nii tegema, sa peaksid nii elama. Sa peaksid tööle minema. Et seda tuleb inimestelt, kus on sellist judgmenti, et nii ei saa elada, et kogu aeg oled õnnelik ja kogu aeg oled palmi all. See ei ole elu, et kannatama peab nagu, et miks sina ei kannata. Ja siis nad proovivad oma kannatust mulle peale panna ja öelda, et mine ka tööle, võta ka laen. Ja siis mõtlen, aga mina ei taha, ma ei vali seda. Mulle meeldib hästi üks ütlus, et me kõik unistame, aga kui ainult üksikud meist need oma unistused ellu viivad, siis tunnevad kõik ülejäänud ennast nii palju rohkem nagu argpüksina või kuidagi kehvasti. Ehk siis ongi see, et nagu sa ka ütlesid, et me kõik, et väga suur osa inimestest tegelikult tahaks elada sellist elu nagu sina, aga kui sina elad sellist elu, mida ka mina tahaks elada, siis mina tunnen ennast sind vaadates sedavõrd halvemana, ja siis selle oma halva tunde ma tahan projitseerida sulle, et sina oled selles süüd, ehk siis, et jah. Ja aga ma ei ela nagu üksi ja mina kivikuningas, et kuidagi ma ei ole ennast kunagi pidanud ega teinud kõrgemaks, et vaadake mind, kuidas mina olen nii vaba. Mina ütlen alati, tule ka. Ma annan sulle käe. Ma annan sulle toa, ma annan sulle, mis sul vaja, tule ka, kui sa tahad. Ja väga paljud on tulnud kaasa sellel teel. On tulnud kas Ameerikasse muga koos, on tulnud seljakotiga Taisse ja öelnud, et mul on 10 eurot, kas sa võtad mind enda juurde? Mõtlen, võtan su enda juurde. Et võtan enda juurde kuhugi tuppa põrandale magama ja siis vaatame, mis sa teha tahad. Tahad sa õppida? Jah, tahad õppida. Okei, vaatame, kas me saame su näiteks vabatahtlikuks samal ajal panna kuhugi. Et aidata selle spiraali tööle, et saab teisiti ka. Alati saab. Ja alati on neid inimesi, kes küsivad minu käest, et kuidas sa teed ja miks sa teed ja appi. Ja siis on ka neid, kes ütlevad, et su tõesti on nii palju usaldust. Nii äge. On sul praegu midagi vaja? Siis mõtlen, et ma tahaks minna, sõita, mingi suvaline, et tahan Peruusse minna. Tegelikult see on nagu järgmine asi, mida ma tahaks, aga mul hetkel praegu ei ole selleks raha. Ja siis on inimesi, kes ütlevad, et ma annan sulle. No see ongi nagu
ja täiesti isegi suvalisi inimesi on olnud elu jooksul, kes on öeldud jah, et mis sul vaja on. Kui ma olen seal Peruus, nad küsivad, mis sul nüüd vaja on. Siis et mul oleks vaja transporti. Mul on seal üks tuttav, kellel on 2 autot, annab ühe sulle seni jaoks, kui seal on. Et on selliseid hetki. Ja samamoodi Rob, minu partner, küsib aeg-ajalt, et kuidas sa manifesteerid niimoodi. Siis ma ütlen, et minu kontseptsioon ei ole selles, et ma saan maja, kui ma teenin raha, nii palju raha, et ma saaksin selle maja osta. Vaid kui mul on seda maja vaja, siis see maja võib tulla, see võib kukkuda kuskilt alla, see võib mulle kinkida. Et see, kuidas ta minuni jõuab, ma ei limiteeri neid viise. Et see teede valik on, see võimalikkuse ruum on hästi suur. Ja ma saan aru, et ma ei pea igaks asjaks ise niimoodi kündma seda maad. Et sinu asi on küsida ja siis usaldada, on. Ja küsija suu pihta ei lööda, see on, mu ema õpetas seda mulle, et küsida võib alati. Ja kui sa ei küsi, siis sa kohe kindlasti ei saa. Et kui üksi nurgas kannatada ja mõelda, et tahaks seda, külm on. Aga kui sa ütled, vabandust, mul on külm, kas kellelgi on ekstra kampsnud mulle, siis sealt kampsi neid lendab tavaliselt. See küsimise koht, aga selleks peab olema ka nagu inimestel on mingi vale häbi vahel. Aga see selline minu meelest selline, ma ei oska öelda, sisemine mingi enese endale või siis teistele tõestamise väärtus, et ma saan ise endale selle kampsuni, ma ei tea, kootud või ostetud, või et ma olen piisavalt iseseisev, et ise endale saada, et ma ei vaja teiste abi või paljud kuidagi lähevad sinna, et kui ma nagu sõltun, et kui ma küsin teistelt, siis ma justkui olen nendest sõltu, et siis ma ikkagi ei ole vaba, et vabadus on nii huvitavalt, sa enne ka rääkisid, enne kui me selle peale panime kaamera tööle, et ongi, et mis see vabadus on, ju. Et ongi, et ühelt poolt on vabadus see, kui mul on endal piisavalt vahendeid, et alates kampsunitest lõpetades majani välja kõik ise endale teha, nagu soetada või osta või muretseda. Või siis vastupidi, nagu sa ütlesid, et mõne jaoks on vabadus see, kui mul ei ole mitte midagi, siis mul ei ole nagu seda hirmu ära kaotada või ilma jääda millest, ju. Et eks see ühiskond vist paneb nagu kuidagi nagu, et me kasvame nagu selle ühiskonna normide järgi ja see normid juba hõlmavad teatud mingisuguseid väärtus või aspekte või seda, kuidas me peaks elama või mismoodi siis see kampsun meile selga peaks tulema. Absoluutselt, ühiskond kindlasti paneb piirid ja sellepärast ma ütlen, et sellepärast ma olen suutnud seda usaldust hoida, et ma reisin. Ma muudan ühiskonda, ma muudan seda keskkonda, kus ma olen ja keskkonnaga koos muutub kõik. Ja järsku see on olnud minu kõige suurem õpetaja, kui keegi küsiks, et kes on olnud sinu elu kõige suurem õpetaja, siis pärast minu ema tuleb reisimine. Reisimine on mulle õpetanud, minu silmad lahti teinud. Et ma ei ole õpikutark, ma ei ole raamatutark. Mulle meeldib raamatuid lugeda, aga ma ei ole raamatutark, nii et ma ei oskaks mingisuguseid sealt raamatust lugesin, kes ütles mingi targa asja. Aga ma olen kogemuste tark. Mulle meeldib, ma olen nagu väike käsnake, kes on ringi suutnud nii palju reisida selle viimase 10 aasta jooksul, et saada ja näha ja olla huvitatud esiteks teistest kultuuridest, teistest inimestest ja rändajatest. Ja kui sa kuuled nii palju iga päev igasuguseid lugusid, kuidas keegi oli 13, pani seljakotti selga, hakkas Aafrika poole kõndima kuskilt Šveitsist. Ja kuuled neid lugusid ja mõtled, vau, nii äge, ja sellest tuleb julgus. Teistelt ikkagi peegeldub ka seda, et üksi päris ei saa niimoodi, et mina üksi teen ja kõigil teistel kannatavad ja kõigil on raske. Ja kuidagi siis ikkagi see usaldus jääb, et see usaldus on tulnud läbi peegelduste ja läbi õnnestumiste. Ja läbi selle, et ma olen olnud väga kuidas eesti keeles on nagu lucky? Õnnelik või nagu aga nagu, et sul on vedanud? Mul on vedanud. Mul hullult veab elus. Ja ma peaaegu iga nädalalt kuulen, keegi teine ütleb, you're lucky, you're such a lucky person. Et sul nii veab. Ja siis mõtlen, jah, mul tõesti nii veab. Mul on vedanud ka sellistes kohtades, kus ma olen olnud mingi Prantsusmaal mingisuguses, ma ei tea, keset maanteed, kott varastati ära umbes. Ja mingid selliseid situatsioone on ka olnud ja ikka peatab auto, kes ütleb, et
kuhu sul vaja minna on? Ma viin, vaata, et mul ei ole olnud ühtegi halba situatsiooni. Tui. Mitte ühtegi, kus oleks midagi nagu ohtlikku juhtunud. Sest seda ka ikkagi iga kord, isegi nüüd, kui ma olen 31 aastane, kui ma lähen jälle lennujaama, siis mu vanaema ja mu ema on, ole ettevaatlik, vaata, see on ikka nagu, et hoia, et usalda, aga kontrolli. Mul on hästi palju usaldust. Mulle meeldib jätta uksi lahti, mulle meeldib mitte lukustada uksi. Mulle meeldib jätta võtmeid laua peale, ma olen siuke nagu, aga mitte, et ma mängiks ka kuidagi saatusega, et noh, vaatame siis nüüd, kas kui laki ma olen. Vaid selline, ma usaldan headust. Ma arvan, et kõik lõppude lõpuks, kõik teed viivad headuseni ja algavad sealt. Et üks märksõna, milleni ma ka võib-olla 5 aastat tagasi ma mõtlesin, et mis asi see on see üks asi, mis seob kõik minu uskumused nagu minu südamesse kokku. Et kas see on see armastuse tunne või mis tunne see on, siis ma jõuan, et see vundament, kogu elu, kõikide losside ja majade vundament on headus. Kui selle headuse mulla sisse panna kõige väiksem, kõige nagu ära kuivunud seeme, siis sealt ikkagi kasvab nagu hästi ilus puu, mis kannab vilja ja mis hoiab nii, et seal puu otsas saab kõikuda ja mängida ja headuseni jõuan tagasi alati, et kus iganes maailmas ma olen olnud, siis kui sellest potist võtta, siis see kannab nagu pikalt ja laialt ja suurelt ja päriselt. Nagu niimoodi kannab, et tunned, et nagu keegi kallistaks kogu aeg. Aga nüüd on teil ees sellised uuem elujärg või järgmine samm on ju ka selles elu kulgemises või sellises eluetapis. Sul on kõhus pisike beebikene ja te olete tulnud Eestisse. Kas te plaanite siia nüüd jääda paiksemaks või pikemaks või kuni beebi on, ma ei tea, sündinud või on ta, mõtlete te juba ette ka, kui kauaks te nüüd siia jääte või mis nüüd siis saama hakkab, kui te enam ei ole 2, vaid teid on 3? Et see beebi tuli hästi planeeritult minule selles mõttes mitte niimoodi hipilikult, et nii suur armastus on, et lihtsalt paljuneme, vaid me planeerisime teda äkki võib-olla üle aasta natuke. No, mõtlesime kuude kaupa, et okei, et kui me nüüd teeme, kuidas siis, kus me siis oleme, kus riigis me oleme, natuke nagu planeerisime seda, et kuidas on mugavam, et okei, et ma ei taha, ja siis minul oli see, et ma ei taha talvel olla Eestis, nagu tekkis see tunne, et ma ei taha külma, sest ma ei ole talvel Eestis olnud. Ja nüüd äkki kas 8 või 9 aastat, et ma tõesti ei ole seda talve kogenud sellise pika ja külma ja pimedana. See on nagu esimene märksõna, mis kõik ütlevad, külm, see on suva, pime on. Et mina olen valguse ja värvide laps ja sealt saan ka kindlasti väga palju oma rõõmu ja õnne ja tasakaalu. Et see oli nagu üks aspekt, aga siis me muudku planeerisime, mõtlesime, okei, nüüd teeme, siis jääme rasedaks, siis sõidame Eestisse, registreerime, siis tuleme tagasi, et kuidas me seda kõike teeme. Siis tuli koroona vahele. Ja mõtlesime, et nüüd ei saa enam nagu midagi planeerida, sest et Tais need viisad ja asjad läksid nagu hästi keeruliseks ja et kuidas me ei saa tagasi pärast. Ja siis ma tundsin, et olgu, lähme Eestisse. Et praegu ma olen oma rasedusega poole peal, natuke rohkem kui poole peal. Ja et laps peaks tulema niimoodi mõnusalt kevadiselt 1. märtsil. Et siis me mõtlesime nõnda oma peas, et kui saab valida, siis me oleksime Eestis kuni suve lõpuni. Et nii, et beebi on ära sündinud ja siis oleme siin, kui ta on ikka pisike ja nunnu veel. Ja siis läheme ikkagi Taisse tagasi. Aga ma olen hästi paindlik selle kõige suhtes. Ma võtan nagu usaldan seda, sest ma ei tea, mis saab, see on minu esimene laps. Ma ei tea, kuidas ma tunnen. Kõik võib muutuda. Ja kõik arvatavasti muutubki. Et võib-olla ma tunnen teistmoodi ennast, kui mul on see pisike beebi ja mul on oma ema ja mul on õde ja inimesed nagu Tribe siin, kes toetab.
et võib-olla on siin väga mõnus, tahan siia jääda. Samas, ja Rob ütles seda veel ka, et me oleme nüüd endale nii ilusa kodu leidnud ja muudkui dekoreerime seda ja mõtleme, kuidas see on ilus, et äkki me teeme liiga ilusaks, et me ei taha ära minna. Ja siis me kirjutasime selle endale ülesse, et sellel hetkel, kui me tunneme, et see mugavustsoon on saabunud, siis me peame kohe kindlasti ära minema. Iseenesest tegelikult sellest mugavustsoonis ei ole ju midagi halba. Selles ei ole midagi halba, aga selles peatub teatav areng. Selles mugavustsoonis. See on siuke nagu staatilisus või korraks nagu paigale jäämine. Et tegelikult, kui ma mõtlen Tai peale, siis mul on Tais, seal on mul tuttavaid, kellel on ka lapsed. Et on beebisid ja on suuremaid lapsi ja on väiksemaid lapsi. Ja enamus on kuskilt mujalt riikidest sinna tulnud kohale. Et mul on ka muidugi kohalike sõpru, aga väga suhteliselt vähe. Et seda community on seal on lasteaed, seal on koole, seal on kõik olemas. Pluss seal saab pallialu käia. Ma kõndisin 11,5 kuud pallialu, mitte ühtegi korda ma ei pannud isegi plätut jalga. Et see on minu jaoks vabadus. Ja ma tahan seda vabadust, kui mul on pisike beebiga, et ma saaksin istuda kivi otsas ja kuulata linnulaulu, mitte ainult 2 kuud aastas, vaid et ma saaksin rohkem. Pluss on see, et kuna mu mees on inglane, mina olen eestlane, me kohtusime Tais, siis nii veider, kui see ka ei ole, siis Tai on meie jaoks meie keskpunkt. See koht, kus me mõlemad tunneme, et siin me sobime, sest kui me oleme praegu siin Eestis, ta on küll nagu okei, me oleme siin, aga ma tean, et kui koroonat ei oleks, kui ta saaks vabamalt liikuda, siis ta käiks hästi tihti Inglismaal. Käiks töö pärast, sõbrad, vanemad ja siis tekiks see mingi 2 nädalat eemal, 2 nädalat koos, 2 nädalat eemal ja ma ei taha niimoodi, tahaks ikka koos kõike teha. Et Tai on meie jaoks meie selline kompromiss. Ma olen kuulnud ka sellist nagu kuidagi sellist väljakutset, et jah, et juba lihtne on nagu olla kuidagi selline, ma ei tea, südames ja keskmes ja igatepidi avatud, kui oled üksi seal kuskil India mägedes näiteks on ju, või Tai mägedes, et kõik keskkond nagu soosib sellist ongi avatud südamega olekut ja hea lihtne siuke hibilikult mõnus, kerge, vaba on olla, aga et katsu sa hoida seda mõnusat keset ka, ma ei tea, Eesti pimeduses on ju. Et kas kaua sa nüüd praeguseks Eestis olete olnud? Me oleme olnud kuu aega. Kuu aega, jah, kuu ja nädal. Et kas sa tunned nagu seda erinevust, seda, ma ei tea, keskkonna mõju ja seda siukest, et seda ühiskonda või seda et kas sa tunned, et on nagu erinev võrreldes Eestis, võrreldes selle Taiga, et kuidas nagu ennast joonduna hoida või kuidas hoida seda südant lahti või ongi kõik see pimedus, jahedus, soojad riided, võib-olla kinnisemad inimesed, ei ole neid värve, ei ole seda linnulaulu, ei ole seda pallialu olemist, ookeani kohisemist on ju, et kas siin on olla raskem nii-öelda? Kontaktis endaga? No esiteks on vist see, et ma väga tahtsin tulla tagasi. Et praegu ma olen liuglen sellise mõnusa kergusega siin, et mul oli veits sellest soojusest, kuumusest, palavusest kui kopp ees Tais, et nii naljakas, kui see on, siis me ei saanud enam väljas käia, sest et see lõpp läks nagu nii palavaks seal, seal lähevadki mõned kuud on hästi palavad, nagu 34 ja no võib-olla rasedana veel hakkad rohkem taimuma seda. Ma ei saanud käia lihtsalt jalutamas väljas, nii kui sa 10 meetrit astud, higi lahmab, süda läks pahaks, pea hakkas ringi käima, siis ma mõtlesin, nii hea oleks, kui saaks välja astuda, siis ma kujutasin ette mingid tammepuid ja kollaseid lehti ja värskust ja mõtlesin, et mõtle seda tunnet, kui sul on näol nagu jahe. Siis ainult kui pea külmkapp on, et siis on jahe. Et praegu iga kord, kui on välja astun, siis isegi kui mingisugust väikest tatti sealt taevast alla saab, siis mõtlen, nii värskendab, nii mõnus, nii hea. Ja see õhk on nii klaar. Nii klaar, just sellist klaari olemist. Et seda ma igatsesin. Aga praegu mul on väga-väga vedanud, kui me tulime tagasi. September 24 oli 22 kraadi sooja.
ma sain minna metsa, paljajalu olla ja seda on praegu jätkunud peaaegu siiamaani. Hästi päikseline ja ilus on olnud ja nii kollane ja nii... Siuke pehme sügis on olnud, on ju? Ilus. Paar päeva on siuksed nullilähedased olnud juba, aga keegi mul sõpradest just jagas, et mingi paar aastat tagasi oli sel ajal juba paks lumi, et oli oktoobri lõpus oli juba mingi täiesti tugev lumi tulnud maha, et see aasta on küll siuke mõnus, siuke pluss 10-12 vahel isegi rohkem on ju. Ja ei ole ju väga palju vihma ja sadanud ega midagi sellist, et üli mõnus ilm on olnud, et see võib-olla ma ei ole nagu veel õiges kohas sellest rääkida, et kuidas ma oma keset hoian sellel pimedal ajal, sest veel ei ole seda pimedust nagu saabunud. Ja ei ole olemas halba ilma, vaid on, et ei ole piisavalt riides, siis kohe ostsin endale lambavillaga saapad ja kõik nagu mütsid, sallid, kindad ootavad. Roob samamoodi, sest tema ei ole, Inglismaal ei ole seda külmust sellisel viisil. Ja tema alguses ta kartis, nüüd ta isegi ootab. Ta on nii paks jope, et ütles, et millal külmaks läheb, mul on palav. et siis oleme nagu valmistunud ka sellega, et mina ütlesin, ma tahan kodu, kus oleks kamin. Ma arvan, et see hoiab mingit sisemist soojust ja tuld. Ja selles mõttes on su küsimus õige, et on kergem hoida ennast ju õnneliku ja rõõmsana, kui sul on kookospähkri kaenlas kuskil liiva peal olla, lebotada seal lihtsalt muuta suunda, et kust päikest saaks võtta. Et seda on kindlasti lihtsam seal teha kui siin, aga mul ei ole hetkel hirmu, sellepärast et see on minu valik. Kui ma oleks siia, kui oleks mind nagu rongiga siia toodud ja öeldud, et nüüd oled siin järgmised aasta aega, siis ma juba, oma sisemine võitlus mul käiks. Aga ma olen siia valinud tulla ja tulnud siia nagu patakas on mul täiega täis. Mul on see veel varupatarei ka veel täis, mul on kõik nagu laetud. Et pluss ma arvan, et see, et ma ootan beebit, see annab mulle ka nagu... See on mingi täitsa teine teema nagu minu pärast tulgu sealt taevast mida iganes sadagu, et ma olen üli heas, mõnusas kohas, väga õnnistatud olekus ja üli rõõmus. Nii hea on sõpradega koos olla, eesti keelt rääkida, musta leiva ma pole ühtegi päeva jätnud ühtegi vahele, et pole musta leiva viilu söönud, et ma olen mingeid asju igatsenud ja olen nagu hästi laetud sellest kõigest. Ja alguses võib-olla esimene hirm oligi, et kus see rohelus on, et ma olen majade vahel, elan vanalinnas, kivimüür vaatab vastu. Ma ei tea, siis astud paar sammu, lähed kuhugi, et Eestis on nii lihtne. Tegelikult on nagu suht palju meil ikkagi seda loodust. Loodust on palju, loodust on isegi palju linnas ja no siis sõidad 10-20 minutit ja oled kuskil linna ääres, kus on juba rabad ja sood ja metsad, et seda ma arvan, et kõik läheb väga-väga hästi. Ma väga ootan lund. Väga ootan selles mõttes lund, et ma loodan, et tuleb seda ka lund, et on lihtsam selle pimedusega olla. Aga ma seda pimedust ei karda, mul on isegi mingid plaanid, mida nagu nüüd just, et ma natukene igatsen endasse, mitte endasse tõmbumist, aga sellist nagu hibernation, nagu pesas istumist. No eks see beebiootus veel rohkem soosib seda siukest pesa punumise soovi ja siukest nagu on ka siukest nagu võib-olla natuke paiksemat. Ja maha rahunemist, jah. Sest et Tais nüüd aasta aega, kõigepealt sul on kogu aeg see kõige ilusam suveilm. No see ilm vaata, et küll täna peame kindlasti välja minema, sest nii ilus on. Ja kui sul on see 12 kuud järjest, et täna peame, mis me täna teeme, kuhu me sõidame, kuhu me jookseme, ma lihtsalt väsisin ära lõpuks ka. Et aasta aega see energia minu meelest nagu suvel on mulle nagu minu üks lemmikaasta, minu kõige rohkem mulle tegelikult meeldib siuke varasügis ja mulle olen just tajunud aina rohkem neid energiat erinevusi, et suvi on, ütleme siis see Eesti suvi, mis meil on ja et see suve energia on nii palju kõrgem või nii palju siuksem nagu energilisem või siuksem nagu tegutsemisele suunatud, et see siuke seal juba võib-olla mai lõpus ma tunnen, kuidas see hakkab nagu kerima, et nüüd ma suvel teen igast lahedaid asju. Ja siis, kuidas ma tegelikult nagu augusti teisel poolel juba hakkan nagu kuidagi nagu maha rahunema või kuidagi tekib see vajadus, et ma hakkan nagu ära väsima sellest kõrgest energiast,
kus nagu tegutsemine kogu aeg ongi see siuke, et ei saa nagu raisku lasta ühtegi sooja suveõhtut või on nagu patt olla suveõhtul, kui õues on kell 9 ja õues on valge ja siuke soe. Ta on nagu patt kodus, ma ei tea, raamatut lugeda, et lähen kas või mere äärtest raamatut lugema, ka ikkagi oled nagu väljas. Et siis see sügis on selline minu jaoks tavaliselt hästi oodatud siuke rahunemine, ongi siuke endasse rohkem vaatamine või kuidagi siuke nagu välja hingamine, et tehtud, nüüd saab natuke puhata. jah, et eks see vist ongi jah, kuigi ma olen seda väga nautinud siiamaani, ma olen nautinud seda, et kui mul on olnud võimalus olla selles suve vaibis kogu aeg, siis see kasvamine, mida ma olen saanud teha, on ka olnud nagu kiirenduse peal. Ehk siis ja osati on see sellest soojusest ja päikesest ja valgusest tulenevalt ja teisalt ka sellepärast, et kui ma olen elanud Kopangani saarel, sinna tulevad kokku igast maailmanurgast inimesi, tõesti igast maailmanurgast, mul on sealt sõpru Jaapanist, Koreast, Iisraelist, nimeta nagu maa sealt kuskilt nii huvitav on, jah. Et nii huvitavad inimesed ja me saame kokku, meil on aega, meil on soojust, valgust, toitu, nagu kõike, vitamiine on nii palju, et võtke ainult. Ja siis me hoiame enda seda energiataset kogu aeg suhteliselt kõrgena ja jagame ja õpime, loeme, ma olen nii palju saanud. Et see on ikkagi selline 10-aastane ülikool, iga kord aastaga nagu kõik, mis ma suudan ära teha, et see on see lõputus suve energia ja sa mõnes mõttes seal ei väsi nii kiiresti ära, sest et seda tõesti seda puuvilja kõike on nii palju, et neid vitamiine lihtsalt on. Et võib-olla, aga samas jah, ma arvan, see on seotud rohkem sellega, et ma ootan beebid, et ma tundsin, et nii hea, nii mõnus, ma saaks lihtsalt nagu olla ja kampsuni selga panna. Siis ma mõtlesin, unistasin, mõtle, kui mõnus ma saan panna villased sokid ja kampsuni. Mingid siuksed naljakad unistused tekkisid. Mina olen ka, kui ma olin mul on nüüd kõige pikem, kus ma olen pool aastat olnud, ma olin Indias ja siis ma ka täiega hakkasin igatsema seda, saaks nagu ka mingi tagi selga panna või mingi jaki või saaks nagu kinnised jalanõud panna või teksad näiteks või kuidagi, et siukest, mulle ei meeldi külm, aga mulle meeldib just siuke sügis ja kevade siuke, ongi siuke mingi jaki või mingi pintsaku või dressika või mingi siuke mitte nagu pala ja mitte veel külm, vaid seal vahepeal siuke mõnus. Et mütsi viskan pähe, aga mitte sellepärast, et oleks otseselt külm, vaid lihtsalt oleks siuksem nagu cozy on ju. Et jah. Aga millest sa praegu unistad? Mis sinu praegused unistused on või mida sa, ma ei tea, manifesteerid või tellid universumilt? See hea küsimus, ma võib-olla nädal aega tagasi, tegelikult siis, kui sa mulle kirjutasid, ütlesid, et saame kokku, võiks rääkida, siis sellest hetkest ma istusin nagu maha ja mõtlesin, et okei, nüüd ma olen siin. Kodu on valmis, saapad on ostetud, mis ma nüüd teen siin? Et ei ole ju ainult, et ma olen rase, nüüd see ongi minu töö. Ja ma tahan midagi teha, ma tahan jagada. Et, ja mida ma endale kutsuda võiks. Et ma panen ammu midagi manifesteerinud, võtsin endale valgepaberi ette, mõtlesin, okei, mis ma siis nii jõuluvanale kirjutan, et mis ma tahan endale saada. Ja kui rong üle pea sõidab, siis alati esimene soov on, et mu laps oleks terve. See on nagu see esimene soov. Ma manifesteerin ja soovin, et kõik minu rasedusega kulgeks kõik väga-väga hästi ja et laps oleks terve ja tubli ja põõsad-rõõsad. See on nagu mu esimene selline soov. Siis sealt edasi tuleb see, et ma soovin, ma manifesteerin ikkagi oma kõikide oma elu aspektide nagu kokku saabumist mingisugusesse sellisesse retreat-tsentrisse. Et mingi selline koht, ma tahaks, et mul oleks, et minu kodu oleks koht, kus ma saaksin ka hoida kas siis mingid taimevaimuringe, lauluringe, et see oleks et mul oleks mingi selline pesa, mida ma saaksin jagada teiste õpetajate, teiste šamaanide, ravitsejate, lauljate, tantsijate, kellega iganes, kes tahavad tuua inimesi kokku, et aidata neil leida tasakaalu mis iganes vormis.
et mis iganes see vorm võib olla, kas see on joogalaager, meditatsioon, midagi sellist ma nagu praegu unistan oma silmade ees, ma näen, ma ei ole veel välja suutnud mõelda, kus kohas ta olla võiks. Et riigilises mõttes, et kas ta võiks olema Tais või ta võiks olla Eestis. Ja ma ei tea, kas sellel ongi vahet. Et ma praegu ei pane mingit limiiti sellele. Ja ma näen küll nagu oma vaimusilmas juba niisugused suuri aknaid ja ma näen seda ruumi veidi ja tunnen neid materjale, mis mu jalge all on. Aga ma ei ole kindel, kus kohas ta on. Ma tahan, et mu kodu oleks seotud selle muusika, ravitsemise, tervenemise, kõige sellega. Et see on see suur pilt praegu, mida ma nagu enda silmade ees kujustan. Et mida suurema, mida rohkem ma teda vaatan, seda rohkem ma panen sinna detaile juurde. Ja siis öeldakse nii, et see on manifesteerimise kõige parem vorm on see, kui sa juba tunned seda lõhna seal. Köögis võiks olla mõnus basiiliku, rosmarini lõhn. Et siis universum järsku vaatab, et aga tal on juba plaan valmis, teeme ära. Ja siis ta potsatab mulle selle maja kuhugi. Et ma ei tea, kas see on maja või kompleks, kommuun. Mõnes mõttes ma tahaks elada kommuunis, mõnes mõttes ma tunnen, et see on hästi suur väljakutse. Päris kommuunis niimoodi, et ongi nagu mingid siuke Rootsi küla, et oma majad ja siis on meil ühis mingi maja ja Aga jah, et kui ma lapse peale mõtlen ja ma loodan, et see ei jää ka ainsaks lapseks mul, et siis ma tahan, et mu lastel oleks vabadust algusest peale. Vabadust joosta, vabadust mängida, vabadust õppida ja vabadust näha suurt pilti, et näha seda, kui palju erinevaid teid on. Ja siis nad ise valivad. Et anda seda, pakkuda seda valikuvõimalust. Soojust, lihtsust, loodust, värve. Kõlab väga ilusti. Ja me oleme umbes 1 tund 5 juba rääkinud. Nii tore. Kas sa teed meile lõpetuseks ühe laulu ka või? Mingisuguse? Olgu. Mina ütlen sulle nii kaua, kuni Jane siin võtab oma asjad välja. Ütlen sulle aitäh kuulamast, aitäh vaatamast. Me oleme siin taaskord selles Hector Container hotellis, Telliskivis, Tallinna nagu nii-öelda kesklinnas on ju. Ja ma tänan sind, et sa oled minuga olnud. Ma tänan, et sa oled saatnud mulle tagasisidet, jaganud, kuidas erinevad podcastid või erinevad külalised või erinevad nii-öelda teemad on sind kuidagi kõnetanud või toetanud või aidanud sul lahendada mingisuguseid sõlmkohti enda elus. Sellised tagasisided on minu jaoks hästi nagu julgustavad või nagu kuidagi niisugust uut hoogu juurde andvad. Nii et aitäh sulle ka seekord. Mina väga nautisin Janega vestlemist. Ma loodan, et sinagi said siit palju. Ma loodan seda, et sa said läbi selle, kas läbi kaamera või läbi heli, et sa said seda nagu said selle tunde kätte, mida mina siit Jane kõrvalt olles sain tema sellist positiivsust või seda üdini, ma ei tea, võib-olla isegi sellist nagu tütarlapselikku elurõõmu, sellist siirust ja sellist nagu usku headusesse või sellist hästi, vist sellist nagu essentsi, mis siit elust või maailmas nagu nii kergelt on praegu kuidagi ära kadunud või kadumaas või mida nagu nii tihti enam meil näe või ei leia sellist nagu kuidagi nii kristallpuhast nagu ilu sellises ongi sellist nagu headuses või sellises nagu jah. Et igal juhul ma loodan, et sa said ka seda tunda ja kogeda. Aitäh sulle. Ma laulan. Ja kas sa hakkad ma korraks sa vist hakkad tegema reedeti väelaulu? Jaa, nüüd sellest reedest alates on väelaulud seal Marilyn Jurmani joogasaalis, mis on It's Yoga Tallinn Viru tänaval, Viru tänav 3 või 4 on see, et iga reede siis
kell 7:45 ma alustan, suhteliselt hilja, siis kui kõik joogatunnid on läbi, et saab koos laulda. Ja ma täna just mõtlesin hommikul ka selle laulu ringi peale, et miks ma seda teen. Ja mind väga inspireerib minu sõbranna ja hea tuttav Elina Naan, kes ütleb ka, et tulla kokku ja luua ruum, kus me saame minna vaikusesse, et läbi laulu saab ka väga hästi minna vaikusesse, enda sisse, lihtsalt vaadata, et mis siis tahab luua või mis tegelikult tahab pinnale tulla, et kuulata iseennast. See on hästi oluline luua seda ruumi oma sisemaailmale, anda aega tulla pinnale asjadel, mitte panna kogu aeg midagi juurde. Et see laul ja laulmine loob seda. Taevas, kas sa kuuled, kuidas laulan? Taevas, kas sa kuuled, kuidas laulan? Laulan sulle tänuga, et aitad südant avada. Laulan sulle tänuga, et aitad südant avada. Kallis, kas sa kuuled, kuidas laulan? Kallis, kas sa kuuled, kuidas laulan? Laulan sulle tänuga, et aitad südant avada. Laulan sulle tänuga, et aitad südant avada. Vanaisa, kuula, kuidas laulan. Vanaisa, kuula, kuidas laulan. Laulan sulle tänuga, et aitad südant avada. Laulan sulle tänuga, et aitad südant avada. Vanaema, kuula, kuidas laulan. Vanaema, kuula, kuidas laulan. Laulan sulle tänuga, et aitad südant avada. Laulan sulle tänuga, et aitad südant avada. Mets, kas sa kuuled, kuidas laulan? Mets, kas sa kuuled, kuidas laulan? Laulan sulle tänuga, et aitad südant avada. 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 Et kõige lõpuks tuleb tänulikkus. Ja kõige alguses on ka tänulikkus. Et siis nad saavad kokku magnetitena ja loovad seda rõõmu, õnne, küllust, julgust, valgust, selgust. See tasakaalupunkt tuleb tänulikkusest. Et siis läheb see muretsemine ja what if läheb ära.
kui vaadata, nii äge, meil on selline mets, sellised inimesed. Ja nii palju ilu. Jah, kui lihtsalt ise otsustada on näha neid asju, otsustada vaadata või tulla kohale ja nagu teha silmad lahti. Ja, ärgata üles. Ja. Aitäh sulle. Ja, nii tore. Super tore ja üli tore. Mul on väga hea meel. Mul on väga tänulik, et sa teed seda. Teed seda, mis sulle rõõmu pakub. Ja loodan, et teistele pakub ka. Ja, aga aitäh. Tuled laulma muga? Tulen laulma suga ja. Tore. Aitäh sulle praegu siit.